Tere, head kuulajad! Mina olen Egle ja seekordseks fookusteemaks on uued tehnoloogiad ja nende mõju tulevikuoskustele ja ametitele. Noorel tegijal aitab teemat avada AI ekspert ja koolitaja Jarmo Tuisk. Tere tulemast! Tere! Tehisintellekt, virtuaal- ja liitreaalsus ning voogedastus on meie jaoks üsna uued tehnoloogiad. Mida need tehnoloogiad päriselt teha suudavad ja meile võimaldavad? No seal on 3 päris erinevat tehnoloogiat, et alustame tehisintellektist. Tehisintellekt on selline tehnoloogia, mis aitab meil lahendada ülesandeid samal moel, nagu inimene püüab ülesandeid lahendada, ehk siis olla selline tark abimees. Virtuaalreaalsus omakorda on tehnoloogia, mis võimaldab meil siis kasutajatena siseneda nii-öelda virtuaalsetesse maailmadesse ja seal ringi liikuda, suhelda, õppida, elada nii-öelda kuskil teises maailmas, liikumata oma kodutiivanist kaugemale, et istun siin samas nurgas, suured prillid ees ja liigun seal ringi. Voogedastus omakorda on 3. tüüp uusi tehnoloogiaid, mis võimaldab meil siis edastada seda, mis reaalsuses sünnib väga suurele auditooriumile reaalajas. Et kõige tüüpilisemad näited on suurtel kontserditel, võtan oma telefoni välja, vajutan Instagram Live'i sisse ja näitan kõikidele, eks ole, kus ma olen, mis mööl see käib. Ehk siis see tehnoloogia võimaldab meie reaalsust väga paljudega väga kiiresti jagada. Nii et jah, need on kõik väga põnevad tehnoloogiad, mis meie igapäeva ellu väga niimoodi süvitsi juba on sisse tulnud ja mida me peame päris hästi nagu teadma, et neid nutikalt kasutada. Kuidas peaksid noored tegutsema, et selles uude tehnoloogiate maailmas või üldse tehnoloogias enim võita? Üldiselt ma olen märganud, et noored on niikuinii juba sellised, võtavad uusi tehnoloogiaid palju kergemini üle, kui võib-olla sellised vanemad inimesed, kes juba tööl käivad ja kellel ei ole aega nii palju eksperimenteerida. Aga üks asi, mida ma võib-olla noortele soovitaks, on isegi veel julgemalt eksperimenteerida. Et on teatud lõksud uutes tehnoloogiates, mis võivad sinu aega märkamatult hästi palju kulutada. Näiteks doomscrollimine, eks ole, et oled X-is ja muudkui ketred, et sa mingil hetkel enam ei märkagi, et sa ei õpi midagi uut juurde või et sa ei katseta uut tehnoloogiat, vaid sa oled nii-öelda vanas rütmis. Et osake siis võib-olla märgata seda aega ja proovida teisi asju ka sinna kõrvale. Vaadata, et kuidas tehakse pilte, kuidas kirjutatakse mingisuguseid asju, et veelgi rohkem avardada seda nagu perspektiivi ja kasutus nii-öelda valdkondi. Et seda võib-olla, kui siis üldse. Ja. Aga kui me nüüd mõtleme eesotavale 5 või 10 aastale, et millised on need suuremad tööalased muutused? Eks see töö muutub kindlasti, kui uued tehnoloogiad kasutusele tulevad. Et palju räägitakse sellest, et mingisuguseid töölõike, mida täna teevad inimesed, võib juba hakata nagu masin ära tegema või tehisintellekt neid ülesandeid lahendama. Selleks, et nii-öelda püsida tempos, peab hakkama neid uusi tehnoloogiaid ikkagi süvitsi õppima ja aru saama, et kuidas nad siis päriselt toimivad ja kuidas nendest enim kasu lõigata. Sest 5 aasta perspektiivis ja võib-olla isegi ka 10 aasta perspektiivis inimesed nagu veel ei ole näha, et ära kaoks siit, et mingisuguseid tegevusi me teeme, aga me teeme neid koostöös erinevate tehnoloogiatega. Me peame valdama nii tehisintellekti abimehi kui ka võimalikke nii-öelda muid tehnoloogiad, on need siis VR-tehnoloogiad või siis sotsiaalmeedia tehnoloogiad. Neid kõiki peab oskama kombineerida kokku terviklahenduseks. Ja selleks tuleb nagu just tähelepanu pöörata mõningatele asjadele, mis alguses ei pruugi olla kohe silma torkavad ja mis võivad võtta aega, et õppida. Üks näide on see kriitiline mõtlemine. Et kuidas osata hinnata seda, mida erinevad tehnoloogiad pakuvad ja neid võimalikult heal moel kokku kombineerida. Et märgata niisuguseid apse, vigasid ja riskikohti
et osata neid nii-öelda tervikuks, heaks tervikuks, kvaliteetseks tervikuks kokku siduda. Aga oskad sa tuua ka mingid näited töökohtadest, mis võivad kas muutuda või siis kaduda? No on mõningaid otseseid töökohti, mis on ohus. No palju räägitakse sellest, et lihtsamaid tõlketöid enam ei tellita inimestelt, vaid lastakse, eks ole, masinal ära teha. Samamoodi üllataval kombel võib-olla viimaste aastate või isegi lausa paari aastakümne üks populaarsemaid töökohti on olnud tarkvara programmeerija, eks ole. Et tuleb välja, et tänu nendele tehisintellekti arengutele, ka see töökoht on tegelikult ohtu sattumas, et võib juhtuda, et näiteks 5 aasta pärast otseselt ei ole vähemalt tarkvara arendajat sellisel kujul vaja, nagu täna me neid kasutame, eks ole. Aga üldises plaanis siiski sellist nii-öelda kõiki või et tuleks mingi suur hulk väga meile täna tundmatud töid ette näha ei ole, et eks paljuski neid tööd on ikkagi meile tuttavad tööd, aga nad on natukene teistmoodi teeme ja natukene võib-olla laiema reaaliga toimetame, et kui me võib-olla tänasel päeval oleme nagu kitsalt, näiteks siis töötame avalike suhete valdkonnas, kitsalt toodame ja aitame inimestel teada saada, millega meie organisatsioon tegeleb või firma tegeleb, siis tulevikus võib olla, et see sama persoon oskab lisaks näiteks turunduskommunikatsioonile teha PR-i ja võib-olla aitab natukene müüki teha, võib-olla HR-i ka, ehk meil tekib selline laiem palett oskuseid, mida saab kasutada. Kui me mõtleme haridus- ja noorte valdkonnale, siis kus saab tehisintellekt olla abiks igapäevaelu lihtsamaks siis muutes? Tehisintellekt ja hariduses on hästi selline valdkond, kus meil on nagu just praegu nagu piigid vastakuti õpetajate ja õpilaste vahel, et ühest küljest on argument, et kui kõik meie tudengid või õpilased kasutaks ChatGPT-d oma kodutööde tegemiseks, siis nad ju ei õpigi mõtlema, eks ole, see on niisugune õpetaja vaatepunkt, et tal on nagu väga raske tulla klassi ette, teades, et kõik tööd, kõik kodukirjandid on kirjutanud ChatGPT tegelikult, eks ole. Aga teisest küljest õppija vaatenurgast, mida ma olen täheldanud, on see, et lisaks sellele, et osad või võib-olla ka suurem hulk lapsi juba kasutab neid ülesannete lahendamiseks, kodus antud ülesannete lahendamiseks, kasutatakse neid tööriistu ka selleks, et paremini aru saada mingist teemast. Eriti just keerulisematest teemadest, bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, kus palutaks, ma näen iseenda laste pealt samamoodi, et nad paluvad selgitada põhjalikumalt sellel tehisintellektil mingid teemasid lahti. Ja minu arust siin on see kasu peamine võti, et õpetaja klassiruumis ei jõua personaalselt igaühega võib-olla nii süvitsi minna ja vastavalt tema vajadusele täiendada oskusi või lahti selgitada, aga tehisintellektil on nii-öelda aega, eks ole, et mine koju, küsi juurde, palu lahti selgitada, palu tuua näiteid, mida õpetajal nii-öelda päris tunnis aega võib-olla ei ole. Et see on see väärtus, mis nagu on, mida ma soovitan nagu kindlasti kasutada tehisintellektis. Jah, kodutöid, aga ma arvan, et ka kodutööde puhul ilmselt muutuvad ülesanded, et üks õpetajad saavad ka ju aru, et need asjad, mis neile esitatakse, ei ole enam enda kirjutatud, vaid tehisintellekti kirjutatud. Ja võib-olla palutakse teistmoodi tulevikust kodutöid teha või midagi sellist. Aga jah, just nagu see lahti seletamise pool, aitamise pool. Aga kuivõrd me saame usaldada seda infot, mis ChatGPT meile annab? Sellega on selline lugu, et ChatGPT või üldse suuremalt see valdkond tehisintellekti tehnoloogiad ei ole väga tugevad üksikute faktide esiletoomises, et seda peab arvestama, kui näiteks
teha mingisugust valdkonna sügavamat uuringut ja sul on vaja allikatele viidata, siis see tehnoloogia oma olemuselt ei ole väga hea ega usaldusväärne konkreetsete viidete tegemisel. Küll, aga ta on väga usaldusväärne üldise kontseptsiooni nii-öelda selgitamisel ja lahti rääkimisel, erinevate näidete toomisel. See on väga naljakas nagu vastuolu, et ühest küljest ta teab, neid on treenitud maailma kõikide teadusartiklite, kõikide raamatute, kõikide internetis olevate materjalide pealt, justkui need kõik on seal sees olemas, aga kui sa hakkad küsima ta käest konkreetseid viiteid, et kus see või teine tekst on, siis ta nagu ei oska seda õigesti vastata ega kokku panna. Ehk siis viiteid ma ei soovita otsida, küll aga kasutada tehisintellekti selleks, et paremini mõista üldist pilti. Et see on see vahe, kui me nagu räägime, kuidas kasutada ja millistes kohtades võib tegelikult ChatGPT-ga väga kergelt libastuda. Et tulin just õppejõududele koolitust tegemast praegu ja seal oli sama küsimus, et kuidas teha nii, et tehisintellekt annaks ka õigeid viiteid, eks ole. Ja vastus on see, et sellisel juhul tuleb ikkagi minna meil klassikaliste otsimootorite juurde, klassikaliste nii-öelda teadusvaramute, raamatukogude, digitaalsete raamatukogude juurde, et sealt otsida neid õigeid viiteid, aga kasutada ChatGPT enne nende viidete juurde minnemist, et endale suur pilt selgeks teha, kuidas asjad toimuvad, et mis on need nii-öelda põhilised nii-öelda raamistikud või reeglid, millest lähtuda. Aga mõeldes haridusasutustele veel, siis millega peaks esmajoones alustama, et olla siis täna ajaga kaasas käiv ja anda noortele neid ajakohaseid digipädevusi? Jah, ma arvan, et see ühest küljest tähendab seda, et õpetaja ise oleks kursis ja millised tehnoloogiad on olemas ja mis on nende piirangud. Ja teisest küljest muidugi, kui me nüüd vaatame haridusmetoodika peale, siis ka seal on vaja õpetajatele uusi juhendeid hakata looma, et kuidas sellises keskkonnas õpetada, sest meil tuleb hakata looma ja õpetama ka uusi nii-öelda siis oskuseid, nagu kriitiline mõtlemine näiteks, eks ole, või allika kriitilisus, et ma tean, ma oskaks eristada seda, mis on väljamõeldis ja mis on fakt. Et ma arvan, et seal otsas on siis nii-öelda kogu süsteemi vaadates koht, kus tuleb tööd teha, aga teisest küljest, kui ma vaatan nagu õpilaste poolt, siis jah, tuleks ikkagi tagasi selle mõtte juurde, et kasutage julgelt. Kui te teete kodutöid nendega, nende asjadega, siis olge head, lugege läbi ka, et mis see masin sinna kokku kirjutas ja vaadake, millised küsimused teil endal võiksid tekkida, kui te seda materjali läbi loete. Ehk siis proovige ise ka ennast nii-öelda täiendada selle tehisintellekti abil ja laiendada nagu oma oskusi ja teadmist maailmas, kasutades tehisintellekti võimalusi. Aga milliseid kas keskkondi, äppe, nippe, nõuandeid sa annaksid kuulajale siis kaasa, et mida ta võiks selles valdkonnas kas õppida või mille kohta lähemalt uurida? Esiteks räägime tööriistudest, et mis on kõigile kättesaadavad. Õnneks on päris palju tööriistu tasuta kättesaadavad. Kõige nii-öelda võimekamad tehisintellektid täna on kättesaadavad ChatGPT näol, aga lisaks Google'i pakutav Gemini on ka väga hea ja kolmandana ma tooks välja sellise tööriista nagu Claude kirjutatakse, mis on üllatavalt hea eestikeelsete tekstide koostamisel, et tema eesti keele oskus on neist kolmest vast kõige parem. Nii et kui on vaja midagi eesti keeles kirjutada, siis pigem Claude'i poole pöörduda. See on üks asi. Ja teine asi, mida nüüd tasub minge kas või YouTube'i või otsige niisama, on selline asi nagu promptimise tehnoloogiad. Ehk siis kuidas teha tehisintellektile selgeks, mida sa päriselt tahad ja kuidas saada sealt paremaid tulemusi kätte. Et jah, see nii-öelda promptimise
siis õppimine on üks oskus, mida meil on vaja, et kuidas panna masin tegema seda, mida me päriselt teha tahame. Selge, aga tänan tulemast ja tehnoloogilisi muutusi selgitamast. Väga meeldiv oli jälle siin olla ja kui on järgmine kord järgmisi nõuandeid vaja, alati valmis tulema.